üks vana ja rikas mees suri. Ja siis on ikka palju elevust, kui vana ja rikas mees sureb. Mis saab tema tohutust pärandusest. Seda oli umbes $100 miljonit. Ja ta pärandas selle oma ainsale pojale, loomulikult, ainus pärija. Probleem oli selles, et see poeg oli kadunud juba mõnda aega. Ja perekond ehk sugulased olid väga mures ja püüdsid kõikvõimalikel viisidel seda poega üles leida, et kus kohas ta siis on, aga pojast ei ole elumärki, ei tea, kus poeg on. Oli varandus, oli poeg, aga kokku nad omavahel ei saanud, sest pärija oli kadunud. Lõpuks otsustasid sugulased palgata eradetektiivi, kes siis otsib jälgi, kus kohas see poeg olla võiks. Mõne aja pärast, see oli mõne nädala pärast, helistas detektiiv perele, selleks detektiiviks oli silmapaistvalt ilusa välimusega noor naisterahvas. Ja mõne nädala pärast helistas ta perele, mul on teile häid uudiseid, ma olen teie poja leidnud. Ma olen pärija leidnud. Perekond rõõmustas. See imeline, et kus ta praegu on? Detektiiv vastas, ta on koos minuga mu hotellitoas, me just abiellusime ja tuleme koju kohe pärast mesinädalaid. Ehk selle naisterahva, mitte et ma kuidagi, see võis olla tegelikult siiras armastus. Me oleme rikutud mõtlemisega, me mõtleme kohe, et naine mõtles raha peale. Aga jah, selline võib-olla mulje jääb natukene. Et see naine oskas hinnata rikkalikku pärandust. Kas pole aga nii, et kristlaste pilt sellest pärandusest, millest Rooma kirjas räägitakse, on sageli nii hägune, et me ei mõistagi päris, mis see pärand on, kas see pärand üldse midagi ikka väärt on, või kas me sellega kuidagi moodi siin täna tundma üldse peaksime, et me oleme pärijad, meil on pärandus, mis siis lõppkokkuvõttes tähendab. Ma enne Torontosse tulekut panin kokku ühte raadiosaadet, ma teen sellist raadiosarja kui playlist kristlikus pereraadios. Ja see playlist on nii, kuidas saatejuhil pähe tuleb, ta mängib kristlikku muusikat seal. Aga vahel ma teen selliseid teemaseeriaid ja sellel aastal või sellel hooajal ma alustasin 60. aastatest ja lähen siis kuni tänapäevani välja. Ja just oli 3. saade, mis ma salvestasin, oli 70. kristlik muusika. Ja väga põnevad leiud on seal. Second Chapter of Acts on, ma arvan, kes on kristliku muusikaga kursis 80. 70. Te teate ka seda ansamblit. Kummalisema nimega ansamblit annab muidugi välja mõtelda, teise apostlite tegude teine peatükk oleks ta siis eesti keeles ansambli nimeks. Aga ma saan aru, miks. Second Chapter of Acts. Ja neil on selline laul kui Mansion Builder, ehk siis mõisa ehitaja oleks ta siis eestikeelses tõlkes. Ja me teame, see on sealt Johannese 14. peatükist, et Jeesus ütles, et ma lähen ära ja ma lähen teile, eestikeelne piibel ütleb, ma lähen teile asemeid valmistama. Ma ei tea, millistes inglisekeelsetes tõlgetes, kas King James või mõnes teises on, et ma lähen teile mansionit valmistama. Huvitav, kas eestlaste ja inglisekeelse maailma suhtumine taevasse on sellepärast ka erinev? Ma ei tea, kas on, aga ma mõtlen, et kas võiks olla, et eestlastele läheb Jeesus aset valmistama, mis on nagu 80 sentimeetrine reformvoodi ase, see, kus sa magad. Et tehakse eestlane niisugune minimalistlik, et tõenäoliselt on see reformvoodi ühes valges tühjas toas. See on see, mida Jeesus valmistama läks. Ja kõik, kes inglisekeelses maailmas elavad, nemad on suure põnevuses, et Jeesus läks mansionit valmistama meile, et vaata kui põnev, et milline see eluase meil seal või see mõis seal olema saab. Aga seal laulus on just öeldud see Mansion Builder, et miks meil on siin maa peal vaja või põhjust tohutult muretseda elu pisiasjade pärast, kui meiega käib Mansion Builder, keegi, kes ehitab meile mõisa parasjagu. Et see on, me ei ole seal veel, aga me teame, et see on niimoodi, me teame, et see mõis on valmimas.
või see meie eluase. Kui Paulus palub Efesose koguduse eest, siis ta palub, et kristlaste silmad avaneksid, et neil oleks ilmutus, see südameilmutus pärandist. Sest mõistuse ja nende füüsiliste silmadega me ei saa iial aru lõpuni sellest pärandist. Ja sellepärast Paulus palub, et ava nende silmad. Ma loen Efesose 1:15-19. Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, ma ei lakka tänamas teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väevõrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõumõjul. Ehk kui mõtelda tolle aja konteksti, siis Paulus oleks võinud ju paluda, et ma palun teie eest, et Rooma võimud oleks, ma ei tea, armulised teiega või et ei kannataks palju või kui kellelgi on keegi märtrina surnud või kannatanud, siis et Jumal lohutaks teid või et ei satuks raskustesse, et ei kogeks füüsilisi, mida iganes oleks võinud paluda. See, mis ta palub, see, mis on see fookus, ütleb, et kõige olulisem asi kõige selle sees, ükskõik mis olukorrad väljas on, kõige olulisem see, kui meie südame silmad näevad seda lootust, mis meil on Jeesuses Kristuses, kui meie südame silmad on avatud sellele, mis on meie pärand, kelleks meid on tehtud, siis see kõik väline muutub täiesti teisejärguliseks. Loomulikult, kui on meie ümber sõda, loomulikult, kui meie ümber on lein, see mõjutab meid, see puudutab meid. Aga midagi on suurem. Ja seda Paulus ütleb, et ma nii palun selle eest, et see oleks suurem teie sees. Sest tänu Jumalale head aegadest, aga ma ei tea, kui pikalt need on või kuidas on homne päev. Mille pärast Paulus palus siis? Esiteks, et nad tunneksid ära Jumala vaimu. See ei olegi nii loomulik. Kristlaste seas ka Jumala vaim võib tööd teha ja paljud, kes ütlevad, et see ei meeldi mulle. Mina tahan, et Jumal teistmoodi töötaks. Teiseks, et nad mõistaksid lootust, mis on neile osaks saanud. Kolmandaks, et nad mõistaksid, kui rikkaks on nad saanud läbi pärandi, mis neile on kingitud Jeesuses. Ja neljandaks, et nad mõistaks Jumala väge, mis töötab nende sees ja nende läbi. Siin oleks palju rääkida, aga ma keskendun sellele, kui Paulus ütleb see kolmas punkt, et nad mõistaksid seda pärandi kirkuse rikkust. Kui me räägime pärandist, siis pärandi jagamine toimub enamasti läbi suhete. Sul peab mingisugune kontakt olema temaga, kellele sa oma pärandi jagad. Reeglina on need sinu lähedased pereliikmed. Aga on ka neid juhtumeid, kui on suhted nii keeruliseks perekonnas läinud ja katki läinud, et keegi väga jõukas pärandab hoopiski kellelegi kolmandale isikule väljapool, aga tal peab temaga ka mingi suhe reeglina olema. Tuleb ka neid ette, kui tänapäeval on väga populaarne ka pärand anda, ma ei tea, loomade varjupaika või mõnele mittetulundusühingule või see on ka võimalus. Aga enamasti toimub see ikkagi läbi selle, et sul on suhe, sul on tihe suhe kellegagi ja sa tead, et kui sina lähed ära, siis sa tahad selle pisku või palju, mis sul on, sa tahad jätta talle, sa tahad õnnistada teda. Keegi on ütelnud koguduse kohta, et kogudus on tervendatud suhete paik. Inimene, kes tuleb kogudusse, sellel on kuidagi juba tekkinud suhe Jumalaga. Ta on kuidagi tunnetanud mingit Jumala kutset. Et kui seni võib-olla elektrokardiograaf või see EKG on näidanud selle koha pealt sirget joont, teate, kui inimene surnud on, see on sirge joon. Aga kui Jumal puudutab, siis on selles suhtes otse kui esimesed elumärgid. Piip,
võib-olla ei ole väga regulaarne veel, aga mingisugused märgid. Oled sa kohanud mõnda inimest, kes sa näed, et Jumal kutsub teda. Ta ei ole võib-olla jah veel ütelnud, aga mingi protsessid tema sees käivad. Üks elu on äratatamas tema sees. Ja siis Jumala püha vaim puudutab. Ja kui inimene ütleb jah, siis Jumala vaim tuleb tema sisse. Ikka ei ole kõik veel lõpuni valmis, vaid ikka hakkab üks töö pihta. See tervenemise töö ja protsess ka Jumala ja inimese vahel hakkab pihta. Aadamast alates on see suhe katki ja haige. Ja kui me võtame Jeesuse vastu, siis hakkab üks tervenemine. Aga tead sa, kui sinu suhe Jumalaga terveneb, kui sinu suhe Jumalaga läheb sügavamaks, siis see mõjutab suhet sinu ligimisega paratamatult. Üks suhte paranemine ja tervenemine toimub inimese ja Jumala vahel ja see läbi ka inimese ja teise inimese vahel. Jumala armastus, mis meid puudutab, ei saa muud moodi, kui ta mõjutab meie suhteid väljapoole. Aga me oleme teel sellel. Aga ma veel kordan, kogudus on tervendatud suhete paik ja tervenevate suhete paik. Mitte kaua aega tagasi sai 66-aastane Marylandis elav ja tegutsev vaimulik Jay Spite DNA testi tulemusel teada, et ta kuulub kuninglikku suguvõsasse. Ta on afroameeriklane ja ma usun, paljud on aegade jooksul püüdnud leida neid juuri, kus kohast nad tuleb. Nad teavad, et nad on Aafrikast, aga paljud ei tea, kes on nende esivanemad, kus nende juured on. Ja me mõistame, kui oluline on teada seda. See on meie identiteedile nii oluline, et me teame, kus on meie juured. Ja siis ta tegi DNA testi, tänapäeval on see suurepärane võimalus. Ja mõne aja pärast siis tuli uudis ümbrikuga vastus. Ja vastus oli see, et ta kuulus Benini osariigi Allada, see on osariigi nimi, Benini riik, osariik Allada, 9. kuninga Teka suguvõsasse. Ta valitses seal kuskil 18. sajanditel see Teka. Ehk ta oli kuninga järeltulija. Ja seda teada saades siis ta otsis ja lõpuks leidis kontaktid seal Benini riigis ja ta otsustas sinna lennata. Ja siis ta lendas Ameerikast Benini. Ja kui ta Beninis lennuki pealt maha tuli, siis ta vaatas, ma sattusin ühele festivalile, just õige aeg tulla Benini, suur pidu käis. Ja kui ta oli seal natukene, tuli lennuki pealt maha, vaatas, pidu käib, hakkas uurima, et mis pidu see on, ja siis ta sai teada, et see pidu korraldati tema auks. Sellepärast, et kuninga järeltulija saabus kodumaale, nii kui kadunud poeg, kuulsime kadunud poja lugu, kadunud poeg saabus koju, pidu. Ja see oli midagi väga erilist selle Jay Spite'i jaoks. Ta ei jäänud sinna elama, ta tuli tagasi Ameerikasse. Ameerikas oli ta ikka preester, inimesed suhtusid temasse täiesti tavaliselt, keegi ei mõtelnud, et ta on prints, keegi ei suhestunud temaga kui kuninga järeltulija, täiesti tavaline mees. Aga ta teadis seda, et tema kodumaal suhtutakse temasse hoopis teistmoodi. Ja ta teadis seda, et ta on oma verega seotud Benini kuningaga. Seal on tema kodu ja ta tahtis jälle minna sinna Benini. Nii et armsad, meil Jumala lastena on kuninga lapse veri. Seda ei saa, sa võid teha rumalusi, sa võid kadunud poja kombel minna kodunt ära, sa võid eirata Jumalat, aga keegi ei saa sinu seest kätte Jumala lapse verd. Sest Jeesuses Kristuses oled sa sellest osa saanud. Et iga kristlase teekond suures plaanis, kui me mõtleme Piibli järgi, meie vaimulik elu on see, et me oleme olnud maailma orjad. Nii nagu see afroameeriklane Jay Spite, ta oli orjade järeltulija. Me oleme selle maailma orjad, aga siis me kuuleme Jumala sõna. Jumala vaim puudutab meid. Meis äratatakse üles meie see tõeline vaimulik identiteet. Meil tekib ühel või teisel moel isiklik suhe Jumalaga. Usk Jumalasse lubab meie ellu Jumala muutva väe.
mis hakkab tööd tegema meie sees. Ja selle tulemusel saame osa Jumala armastusest, mis kasvatab meie armastust kaasinimeste suhtes. Meid äratatakse Jumala poolt üles, et me tahame ja et me võime elada kuningalapse elu. Kui sul on terve suhe Jumalaga, siis see toob alati kaasa, nagu ma ütlesin, tervenenud suhted inimestega. See, et me oleme pärijad, see tuleneb sellest, et Jumal on võtnud meid, meie perekonda. Meid adopteeriti Jeesuse Kristuse läbi Jumala lasteks. Nagu Paulus ütleb, te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame Abba, isa. Seesama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme ka lapsed, siis me oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Mul on väga keeruline vaadata filme, rääkimata reaalselt näha laste kannatusi. Ja alati väga südamesse minevad filmid on minu jaoks ka laste kodusid puudutavad filmid. Ja ma arvan, et me oleme näinud seda olukorda kuskilt filmidest, kus seal on lapsed lastekodus, nad on akna peal ja nad ootavad, et täna on see päev, kui mõni perekond tuleb ja adopteerib kedagi neist. Ja seal on võib-olla mitukümmend last ja tuleb üks perekond. Keegi neist saab päris koju. Ja siis me vaid võime ette kujutada seda rõõmu ja vaimustust siis selles osas, kuidas kõik lapsed on esiteks, kuidas nad püüavad olla maailma kõige paremad lapsed selle abielupaari ees, kes siis tuleb. Ja me kujutame ette seda rõõmu selle lapse jaoks, kes siis kutsutakse perekonda ja seda kurbust ja leina nende jaoks, kes jälle ei osutunud valituteks. Nad jälle jäid kõrvale. Jälle valiti keegi teine, jälle mina ei olnud piisav, jälle mina ei olnud sobiv selle perekonna jaoks. Arvamad, meie ühiskonna traagika ja sageli ka koguduse traagika on see, et me ei mõista seda, et me oleme ära teenimatu armuna valitud ja kutsutud Jumala perekonda. Taastatud suhtesse elava Jumalaga. Meid on kutsutud olema osa taevasest perekonnast, tema kogudusest. Ja see on see koht, kus ma iseni enda jaoks, kui teie jaoks, ma tahaks ütelda Pauluse kombel paluda, et issand ava mu silmad nägema seda imet. Ava mu silmad nägema seda, et ma võiksin rõõmustada siiralt ja kogu südamega ja rohkem veel kui Leafi võidu puhul. See ei olegi nii kerge, ma tean teile. Aga see on midagi ehedat ja päris. 1. Peetruse 1:3-6. Peetrus kirjutab sellest pärandist. Kiidetud olgu Jumal, meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. Kadumatu, rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevast talletatud teile, keda usu kaudu Jumala väes päästetaks, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimasel ajal valmis ilmuma. Sellest päästest te rõõmustate, eestikeelne piibel ütleb, üliväga. Suuremat ülivõrret annab öelda, üliväga. Võiks veel olla üliväga, kui tahte rohkemad. Ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes. Kadumatu, rüvetamatu, närtsimatu. Need on need omadussõnad, mis iseloomustavad seda pärandit, mis meile kingitud on. Ja Peetrus seob meie pärandi saamise Jeesuse ülestõusmisega. Me teame, et Paulus ütles, et kui Jeesus ei oleks üles tõusnud, siis oleks meie usk oleks täiesti mõttetu, meie teenistus oleks täiesti mõttetu. Aga kuna Jeesus on üles tõusnud, siis meie pärime koos temaga elu ja ülestõusmise.
See pärand hoitakse alles või tallel. See on valmis pandud. Meil ei ole veel täit ligipääsu kõigele sellele pärandile. Aga juba natukene on. Aga me teame, et kord me saame astuda nägemisse. Kas sellest pärandist osa saamisel on tingimused? Jah. Sellest pärandist osa saamisel on tingimused, nagu iga pärandiga. Esiteks, sina ei otsusta, kes sulle midagi pärandab, aga sina otsustad, kas sa võtad selle vastu. Sina otsustad, kuidas sa ringi käid selle pärandiga, mis sulle kingitud on. Ma alles hiljuti avastasin, et olen 50 aastat elanud ühes vales. Nimelt, kui ma olin 6-aastane, siis ma ei ole nüüd 56-aastane, aga ma parandan, ma olen 44 aastat elanud vales. Kui ma olin 6-aastane, siis ühel päeval tehti meie tänavapoolne uks lahti, kus me tavaliselt ei käi. Tänavapoolne uks tehti lahti, meie maja ette tuli veoauto ja olid tulnud kohale mingid mehed, kes koos mu isaga veoauto pealt tõssid maha klaveri. Ma olen kunagi rääkinud seda. Ja see klaver toodi meie tuppa. Ja mina 6-aastase poisina ma olin natukene segaduses, miks meile klaver toodi. Kui ma õigesti mäletan, siis öeldi, et Timo, et see on sinule. Ma ei osanud väga rõõmustada sellest, seepärast, et natuke seal klimberdasin, ma ei osanud aga väga midagi teha. Ja kui ma jällegi õigesti mäletan, siis keegi ütles millalgi, minu meelest mitte siis kohe, aga millalgi ütles, et selle klaveri sulle su vanaisa. Mõlemad vanaisad elasid siis ja su vanaisa pärandas. Ja mul oli 2 vanaisa, nagu tavaliselt on. Isapoolne vanaisa oli Hiiumaa Jausa küla kalamees, rannakalur. Kuna ma olen suhteliselt vanade vanemate laps, siis ma ei näinud oma vanavanemaid kuigi kaua. Ma arvan, et siuke 10-aastane, 11-aastane umbes selles kandis nad surid. Aga mõned mälestuskillud on. Isapoolne vanaisa oli siis tõsine Eesti mees, minu mälupildi järgi enamasti mossis, natuke tõsise, nagu pahase näoga ja ta ei rääkinud midagi. Mul ei tule praegu, muidugi ta rääkis, aga jälle ajupilt, mälupilt ja mõtlen, ma ei mäleta mitte kordagi, kui ta oleks rääkinud. Ainult jõulude ajal ta luges ühte venekeelset luuletust, et pakki saada. See on meeles. Ja ükskord juhtus niimoodi, et ma kogemata pissisin ta saabastesse ja siis ta pahandas mu peale ja siis mul on mälupilt temast, et ta oli kuri vanaisa. Ta tõenäoliselt ei olnud, mu vend ja õde ütlevad, et ta ei olnud kuri, aga mul on meeles, et ta oli kuri vanaisa, kes magas niimoodi, et ta vilistas norsates. Ja minu emapoolne vanaisa oli siis minu meelest väga leebe olemisega. Jällegi väga paljudest ei mäleta, aga ma mäletan, et tema olek oli siuke leebe. Ja kui öelda, et vanaisa pärandas mulle klaveri, siis ma automaatselt mõtlesin, et seda tegi minu emapoolne vanaisa. Ja ma isegi ei esitanud küsimusi. Mõni kuu tagasi me istusin emaga koos ja rääkisime asjadest ja rääkisime ka sellest klaverist. Ja ta ütles, et Jakob pärandas selle sulle. Ma ütlesin, oota, Jakob, minu isapoolne vanaisa? Jaa, et sinu isapoolne vanaisa pärandas sulle klaveri. Ja ma olin terve elu mõtelnud, et minu emapoolne vanaema pärandas mulle klaveri. Ja see oli minu jaoks selline, ma ei oska öelda, kas see nii tohutult tähendusrikas minu jaoks on, aga kuidagi ma tundsin pahasti ennast, et ma olin valesti seda arvanud. Sellel klaveril oli väga suur tähendus minu elu jaoks hiljem. Aga see klaver oli vanaisa armukink minule, vaatamata sellele, et ma saapad täis pissisin tal. Ja see teda väga kurjaks sellel hetkel millegi pärast ajas. Samamoodi on armukink Jumala see, mis minu elus on. Ta on otsustanud, et ma tahan, et Timo oleks minu perekonnas. Ma tahan, et ta kuuluks minule. Ja see ei eeldanud minult mitte midagi. Ma võisin piltlikult mõttes ka Jumala jaoks sellel hetkel, kui ta selle otsuse tegi, olin ma kellegi kummikusse pissija,
mitte midagi väga palju rohkem. Aga see, mida mina ühel hetkel pidin tegema, oli see, ma tahan isa sulle ütelda jah. Sa oled nii suure pakkumise mulle teinud, ma tahan ütelda jah, ma tahan olla sinu laps, ma tahan olla et sina oled minu appa, minu issi. Kui me mõtleme tõotatud maa peale, Iisraeli rahval, Kaanani maa, siis see oli Jumala armukink neile. Aga see ei kuulunud automaatselt neile. Nad pidid midagi tegema, nad pidid astuma, siis nad pidid ütlema Jumalale, jah, ma usun seda, et see maa on kättesaadav minu jaoks. Ma usun seda, et kui sina oled ütelnud, et see on hea maa, siis on hea maa ja ma tahan sinna sisse astuda. Oli erinevaid hääli. Üks hääl ütleb, et see on hea maa, aga seal on suured hiiglased. Need vajutavad teid lõmaks nagu rohutirtsu. Ja paljud ei uskuma seda. Meie elus on ka, meie vaimulikul teekonnal on need hääled. Üks ütleb, et sa ei vääri seda. Üks hääl ütleb, et ära võtta seda tõsiselt. Püüa kuidagi niimoodi võimalikult ära väga fanaatikuks muutu. Sa ei pea üle jõe minema, jalad saavad märjaks. Mine tea ikka, kas see ikka ootab ees see, nii nagu saatan pani kahtluse alla kõik, mida Jumal oli ütelnud Eedeni aias. Kas Jumal tõesti ütles nii? Erinevad hääled, mis tahavad sind hoida eemal ja lahus sellest pärandist. Ja vahel, kui sa oled sellesse pärandisse astunud ja sa ütelnud, jah, issand, siis tahetakse sind eemal hoida selle pärandi rõõmust. Okei, see pärand sul on. Aga mis võiks pärandi andjat veel rõõmsamaks teha, kui see pärandi saaja naudib seda pärandit? Oled sa mõtelnud selle peale? Mis võiks Jumalat veel rõõmsamaks teha, kui see, kui sina, kellele ta oma pärandi on andnud, tunned rõõmu ja tänulikkust sellest, mida sa tema armu läbi koged. Vahel ta näeb rahul olematust. Seda on puudu ja seda on puudu. 2. Peetruse 1:3 ütleb, tema jumalik vägi on meile kinkinud. Teate, mis sõna seal on? Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vaja eluks ja vagaduseks, ütleb eestikeelne piibel. Tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enda kirkuse ja väärikusega. See vagadus on üks imelik sõna, ta on natuke vana sõna eestlastel. See tegelikult, kui Eestis kasutatakse sõna vaga, siis see on nagu natuke halva varjundiga, ta on nagu silmakirjalik, see vagatseja, teeb teiste ees nägu, et on väga, väga püha. Aga see sõna, mis seal tähendab kreekakeelne euseebia, väljendab Jumalale pühendatud elu. Et Jumal on andnud kõik, mida sa vajad, et elada ühte Jumalale pühendatud elu. Kõik. Puudujäägi tunne meie elus ei väljenda või kirjelda reaalsust, vaid meie teadmatust või eemalolekut tegelikult sellest, mida Jumal on valmis pannud. Vaata, kui suure armastusega on isa meid armastunud, et meid hüütakse Jumala lasteks, hüüab Johannes. Ma lõpetan ühe looga. Ja see lugu on mehest, kelle nimi on Stefan Thomas. Ja ta on programmeerija San Franciscos. Ja sellel mehel on jäänud 2 viimast katset meelde tuletada oma kaotatud parool, mille väärtus on umbes $220 miljonit. Nimelt, see parool lubab tal avada kõvaketta nimega Iron Key, mis sisaldab ligipääsu digitaalsele rahakotile, milles on 7002 bitcoini. Nüüd ma räägin keeles, mis võib-olla on paljude jaoks, mis keel see on. Bitcoin, see on minu jaoks ka suhteliselt võõras keel, aga lepime sellega, et aru saada, et see on digitaalne raha, Bitcoin. Ma ei tea, kuidas sellega raha teenitakse. Ma ei tea, miks mingi asi korraga nii väärtuslik on, kui mingi ühtede ja nullide jada kuskil arvutis. Ma ei tea, aga see on Bitcoin, raha, aga ta on digitaalne. Ja see on ühe kõvaketta peal ja sinna saab ligi parooliga. Ja tal on seal neid Bitcoine $100 miljonite väärtuses, aga ta unustas koodi ära.
ja tal on 10 korda saab seda koodi panna, kuni see kõva kätes lukustub igaveseks. Ja tal on 2 korda veel proovida. Ma ei tea, miks ta peaks need välja mõtlema, kui ta on 8 korda juba valet parooli pannud. Väidetavalt on maailmas 19,9 miljonit bitcoini. Ja umbes 20% on nendest sarnasel moel kinni, sellepärast, et omanik ei tea parooli. Kui keegi seda valdkonda paremini tunneb, siis andke andeks, kui selles näites on midagi, mis ei vasta päris lõpuni reaalsusel. Ma püüdsin nii palju neid fakte kontrollida, kui võimalik, see tundus realistlik. Aga miks ma seda jagan, on see, et vahel me kaotame ka kristlastena selle parooli oma varandusele ära. Meil otsega on see varandus, aga midagi meie elus, meie usus, meie mõtlemises see on midagi ära unustanud. Ja me ei pääse otse kui sellele ligi sellisel moel, nagu me tahaksime. Ja nagu see peaks võib-olla olema. Ja ma tahan lihtsalt tuletada sulle selle parooli meelde. Küll on hea, et on keegi, kes teeb parooli. Ma olen muidugi see superinimene, kes igasuguseid paroole ära kaotab. Õnneks on tänapäeval kõik need, et kui näiteks ma Apple ID kogu aeg ma unustan ära, mis parooli ma panen sinna, aga õnneks on seal, et kas sa tahad muuta oma parooli ja siis ma olen seda, ma arvan, 50 korda, no võib-olla ma liialdan, 20 korda kindlasti olema teinud, et ma tahan resettida oma passwordi ja siis ta saadab uue. Ja siis ma olen nii veendunud, et nüüd ma jätan meelde, et see on see. Ja võt, 6 aja pärast on vaja panna seda, mis asi see oli? Ma tean, et ratsionaalsed inimesed ütlevad, miks sa kirja ei pane kuskile. Ma panen kirja, aga ma unustan ära, kuhu ma panin selle kirja. Nii et sellest pole ka palju. Aga nii, et tänu Jumalale on need, kes saavad resettida passwordi. Ma resetin passwordi meie varandusele. Aga tegelikult see ei ole mingi saladus. See on üks väga lihtne palve. See on üks palve, mis välistab uhkuse, vaimuliku uhkuse. Ja see on üks palve, mis tõstab Jeesuse sellesse positsiooni, kes ta on. Ja sellest piisabki väga paljude asjade jaoks. Ja see palve on Issand, Jeesus, Kristus. Ole mulle patusele armuline. Oma patu tunnistamine siiralt Jumala ees ja Jeesuse isandaks tunnistamine avab väga paljud vaimulikud kõvaketted. Issand Jeesus Kristus, ole mulle patusele armuline. See parool on anna andeks ja see parool on Jeesus, ma vaatan sinu ristile. Amen.